Tere! Me oleme KSA silmaarstid, mina olen doktor Karl-Erik Tillmann ja meil on siin doktor Ants Haavel ja meie käisime hiljuti Kopenhaagenis suurel kongressil, silmaarstide kongressil. Et see on tegelikult maailma suurim silmaarstide kongress, kus on üle 15 000 silmaarsti kohal ja kohal on ka näitus, mis on nagu ütleme 4-5 korda suurem kui Eesti näitused kokku. Sellel aastal anti Pinkhorsti loeng doktor Toomas Koonen, professor Frankfurtist ja tema siis rääkis müoopia kasvust maailmas. Et varem oli see rohkem Aasia probleem, kus 100 aastaga kasvas müoopia 20% ligi 95% peale. Ja doktor Koonen rääkiski põhiliselt 5 asjast. Müoopia on kasvuteel ja see on põhiliselt seotud siis keskkonnafaktoritest ja geneetikast. Teiseks, et on olemas abivahendid, näiteks prillid, kontaktläätsed ja operatsioonid selle probleemi leevendamiseks. Ja minu poolt tõesti ka seda, et kui vaadata, kui palju seda müoopiat esineb, siis see on kasvuteel ja me peame leidma siis midagi, mis saab selle sinna allapoole tuua. Et tõesti väljas olemine on efektiivne, teadlaslikult näidatud, et kui lapsed on kauem kui tund-kaks õues, on juba müoopia ehk siis lühinägelikkuse suurus palju väiksem ka. Siis tilkadest eks me proovime ikkagi vaadata kõige paremaid abivahendeid, et lapsel oleks võimalikult väike miinus ja lõpus tulevikus ka lihtsam. Aga eks seal keskenduti kokkuvõttes need laiendustilkadele, mis teevad siis silma pupilli natukene küll suuremaks, aga kokkuvõttes lõõgastavad silmalihased ja silma pikkus ei kasva nii palju. Arvatavasti on siis oodatud ka Eestis neid samasid tilkasid ka varsti. Praegu hetkel neid kättesaadaval ei ole. Ja siis eks vaatasime kõik need erinevad laserid üle ja kui me tahame müoopiat ikkagi ära võtta, siis laser on tegelikult väga turvaline ja hea variant inimesel, kes on juba täiskasvanu eas ja miinus on selles mõttes kindlasti välja kujunenud ja me saame sellega nagu kenasti hakkama. Me vaatasime erinevaid lasereid, erinevaid stiile ja saime ka wet labides osaleda ehk siis ise katsetada, kuidas need läbi on. Ja ma ütleks, et me oleme veendunud, et tegelikult see sarvkesta laser on ohutu, aga me peame olema veendunud, et on õige inimene, õige aeg ja siis saame pakkuda meie poolt siis väga kvaliteetset laserit. Mina ütlen veel seda, et me tõesti nagu kogu selle aja, mis me seal Kopenhaagenis olime, me kasutasime ära, magasime väga vähe, et käisime kümnete firmade juures tagatubades, proovisime lasereid, rääkisime inimeste juttu, rääkisime kasutajatega, et üks laseritega seotud komplikatsioon on ektaasia ehk pärast laseriprotseduuri võib tekkida keratokoonus. See on suur probleem, sellega tegelevad paljud arstid, aga KSA-s lõikevabade protseduuride ektaasia protsent on olematu. Ja ma ütlen selle numbri ka, me teame seda väga hästi, see on 0. Et see näitab, kui turvaline see protseduur on. Võib-olla te olete kuulnud, et KSA oli kunagi kõige suurem laasikukliinik Baltikumis. Et tegime laasikut, lõikasime silmi, kõik oli äge ja elu oli nagu filmis. Aga siis otsustasime, et lähme lõikevabade protseduuride peale. Ja kui me seda nüüd tegime ja nüüd tagasi vaadates 10-15 aastat tagasi, siis see oli üks KSA parimaid otsuseid. Tagasi kongressilt, kus oli palju energiat, palju uusi tutvusi üle maailma, erinevad lasereid. Oleme ikkagi veendunud, et meil siin lõikevaba kliinik pakub siis kõige paremat ja kiiremat laserit. Vali tuleviku kindel ja turvaline valik, vali Flow!